Tere! Mina olen Sandra Sillamaa ja sa kuulad taskuhäälingut Lase tiiger tuppa. Head asjad sünnivad siis, kui sul on aega saada kokku iseendaga. Tere! Me oleme jõudnud oma 3. saate juurde ja meil on täna fookuses üks väga oluline teema ehk siis suhted. Tere, Dagmar! Tšau, Sandra! Kuidas sul suhetega on? Nad on. Ma arvan, et meil kõigil on. Ja teate, ma kohe siin pikalt ei hakka seda teemat tutvustama, kas see vajab üldse tutvustamist, et pigem tutvustame ära kohe meie ägedad külalised, sest täna on neid 2 ja ma tutvustan läbi selle, et miks just nemad. Sest kui ma ennem Dagmarile ütlesin ka, et kes tulevad, siis ta küsis, et aga miks? Ehk siis Dagmar saab ka teada, miks nemad. Kui me arutasime siin ühe tuttava sõbraga, kes ka kirjutab, kes on ajakirjanik ja kirjutab ka minu raamatut, siis me arutasime neid podcasti külalisi ja tema ütles, et suhete teemal võiks olla üks mees, et aga selline, et ta võiks olla nagu alfa-isane, aga ta peaks inimestele meeldima. Ja tema pakkus välja, et parim variant oleks Marko Matvere. Tere! Kas keegi üldse on? Ma pean kohe küsima, Marko, kas keegi on öelnud su kohta alfa-isane? Meeldiv alfa-isane. On küll, aga näiteks see sama, mis sa, Sandra, mulle telefonis ütles, et macho, see mind ärritab. See sõna ärritab mind ja ma ei pea ennast machoks. Macho on üks väike musta peaga ja musta juustega Mehhiko bambupeedu, kes ratsutab väikesel eeslil ja joob tekiilat. Ei enamat. Sancho Panza ja on macho. Aga vaata, kui... ma ütlen kohe ära siin kohal, et eelmises podcastis... Looduses me nimetame selliseid mehi, nagu kes teile selle soovituse andis. Mitte alfa-isasteks, vaid domineerivateks isasteks. Sest et ka beta-isased võivad olla väga domineerivad. Jah, ma olen täiesti rõus. Oota, ma tahan kõigepealt öelda, et tõesti, et ma ei mäleta, et ma oleks kasutanud seda sõna sinuga telefonis, aga ma ütlen ka... Sa käratasid mulle, et sa oled küll macho, aga sa meeldid inimestele. Selge. Ma käratasin, jah. Ehk ma helistangi niimoodi inimestele. Tegelikult ma ütlen ära, et kuna me eelmises taskuhäälingu osas rääkisime just ärevusest, siis see oli üks asi, mis tekitas minust tohutut ärevust, et kõigepealt ma orgunisin Marko numbri, et siis talle helistada. Ma lükkasin seda 24 tundi edasi ja siis võtsin lõpuks selle, ette selle julgustüki ja võib-olla ma lihtsalt olin väga ärev. Alfa-isane Marko. Et vabandust. Muidugi ma pean sulle ütlema, et alfa-isased ei hooli su ärevusest, kui neil on eesmärk. Tegelikult ei pea, aga... Kas sul on ärevus või ei ole ärevus, neil on eesti keeles savi või nagu noored ütlevad, suva. Aga miks sa ikkagi ütlesid siis et kui see sind ärritas, et ja sa oled alfa-isane, sa oleks võinud kui käia öelda? Sa küsid, miks ma siin praegu olen. Ma tunnen ennast tõesti väga vales kohas. Ma ütlen kohe alguses ära, et ma tunnen ennast väga vales kohas olevana, aga ikkagi ma ei taha kedagi solvata ega häirida oma kohalolekuga. Pigem püüan olla, kuidas öelda, siis koostööle avatud mingilgi määral. Aga miks ma siin olen? Ma vaatan kõiki asju läbi nagu 2 okulaari. Teate, need prillid, millega vaadatakse, üks klaas on sinine, üks on punane või mäletate, olid need veel ruumilised televiisorid sellised, nagu 2 klaasi on või 2 läätse, mille läbi ma absoluutselt kogu elu vaatan. Üks neist on kasulik. Kas see asi on mulle kuidagi kasulik? Ja teine klaas on, kas see asi on lõbus, lahe? Eriti fantastiline oleks vaadata maailma läbi korraga 2 klaasist. On nii korraga nii kasulik kui lahe lõbus. Minu jaoks oled sa kasulik. Sest mul on vaja neid torupille. Ja siin lihtsalt tausta infoks. Ma ilma sinuta ei saa neid torupille kokku. Tundub, et ma ikkagi mul on vaja 3 torupilli, 1 on mul olemas. Ja kui sa 2 tükki mulle veel tood kuskilt Eestist, siis ma olen täiesti õnnega koos. Isegi valmis podcast saatesse tulema. Et sa oled isegi ma olen kohe valmis. Marko torupilli nimel. Ma jään sulle elu lõpuni tänu võlglaseks. No võt, ja mina saan sinult küsida suhte küsimusi. Ideaalne. Lihtsalt ma kardan, et ma ei anna rahuldavaid vastuseid, et ma ei tegele nende küsimustega. Väga hea. Väga hea. See väga hea. Ma ei taha öelda, et siis sa oledki
keskmine Eesti mees, ma ei ütle seda, aga see on väga hea, et siis sa saad kõnetad neid inimesi, kes ei tegele nende teemadega, võib-olla nad hakkavad tegelema või siis hoopis kõnetad inimesi, kes väga palju tegelevad, mõtlevad, et ei olegi vaja tegeleda. Ühesõnaga, mulle meeldivad eriarvamused ja ma arvan, täna tuleb üks väga põnev saade. Ja siis ma lubasin, ma mäletan Markole seal samas telefonis, et aga ma leian ühe inimese veel ja ideaalis võiks ta olla noorem ja olla mingis teistmoodi suhtes, sellepärast, et Marko ütles mulle ka, et tema on, ma ei tea, kas ma nüüd mäletan õigesti, sest ma olen ikkagi ärev, aga tema on paadunud monogam. Oota, ma olen ka. Ja see ma olen ka on... Oot. Juba meil läheb väga hästi. Ehk siis mitte, ja oota, me jõuame veel, alguses ei pidanudki olema siin Kristina, kes mu kõrval istub, aga ma tahaks leida mõnda inimest, kes oleks noorem, naissoost. Mõni homoseksuaal oleks siin minu kõrval. Ja kes oleks avatud suhtes, kes oleks avatud suhtes, kas on kolmeses suhtes või muud moodi, teistmoodi suhtes, et rääkida oma kogemusest. Ja selle peale ma saatsin sõnumi Kristina Pirk-Vellemaale, kellega me hästi tunneme üksteist ja saatsin talle kohe häält sõnumi, et kuule, et kas sa tead kedagi soovitada ja ta ütles, et tead, ta on proovinud ise ka saada inimesi oma siis saatesse, jah? Aga et see on väga keeruline, et inimesed tuleks räägiks teistmoodi suhetest, avatult oma näo ja häälega ja siis mõtlesime, et aga siis ma kutsun tema ja arutame ka korra selle üle, et aga miks siis ei julgeta rääkida teistmoodi suhetest, kui ollakse. Ja ühesõnaga tervitan siin Marko kõrval siis antropoloog ja seksoloog ja paadunud monogam Kristina Pirk-Vellemaa. Väga põnev kombo. Tere. Tere. Kas sa tahad midagi öelda ka alustuseks? Ma ei tea. Läks juba nii intensiivseks kätte ära. Meil on täna jah intensiivne saade. Kui ma nagu paadunud monogam, siis see käib minu enda suhtestaatuse kohta või suhte eelistuse kohta, aga inimsuhete kirjususe kohta üldse mitte. Et ma ei arva, et monogaamia ongi üks ja ainus ja võimalik, et selles mõttes see ei peegelda mu uskumusi, vaid minu eluviisi. Nii, aga ennem kui me läheme teema juurde, eks ju, siis 3 küsimust teile. Esiteks, kuna meie kogu see taskuhääling on ka suunatud julgusele, siis igaühe jaoks on erinevad, julged sammud on erinevad, kas need on väiksemad, suuremad või mis iganes igaühe jaoks julgus tähendab. Ja ma tahaks teada, mis oli sinu viimane julge samm, mille üle sa oled uhke? Külaliste poolt on vaikus. Kumb tahab alustada? Mina võin öelda, et mina enese üle uhkust ei tunne. See on esiteks. Ma ei mäleta isegi, et ma oleks tundnud. Võib-olla ma olen tundnud rahulolu mõne pingutust, pärast mingit pingutust, kas vaimset või füüsilist pingutust, aga mitte uhkust. See kindlasti ei ole uhkus. Ja julgus on taaskord selline asi, mida on elus anyway vaja, eks ole, isegi kui sa oled arg loomu poolest. Et ja kui ma sonkisin oma peas, et millal ma viimati julge olin, siis mulle jälle taaskord ei meenu. Võib-olla sa oledki kogu aeg julge? Ma ei usu hästi. Me oleme ikkagi pigem, inimestena oleme ikkagi ju alalhoidlikud. Meie kõige tähtsam funktsioon on ellujäämisinstinkt. Ja keegi meist ei taha ennast vigastada ega nõrgendada. Ja see on meil kogu aeg kuklas, ükskõik kas me tahame või taha. Me võime selle, võib-olla väga tugevad inimesed suudavad selle hetkeks välja lülitada selle, aga mina kindlasti ei suuda. Huvitav, samal ajal sa just ütlesid enne, et sa tunned, et sa oled kuidagi nagu võõras või vales kohas ja ometi sa oled siin. Ma mõtlesin, miks ma siin olen, oma kasu silmas pidades. Ja lihtsalt paratamatult ma kohe mõtlen, see on mulle kasulik et see on sageli siin viibimine ja mine tea, võib-olla isegi pärast ma võin öelda, et see oli lõbus. Loodame, et siis on 2 ristikest kirja. Et 2 asja läbi, vaata nagu elus on igal pool väga palju on seda kahesust. Meil on 2 silma ja 2 ninaauku ja 2 kõrva ja 2 jalga ja 2 kätt ja 2 lapsevanemat ja 2 sugu ja 2-realine liiklus, eks ole, 2-suunaline. Ühesõnaga neid 2 asja on väga palju, eks ole. Ja üks asi, mis on veel, siis on kas kasulik või lõbus. Veel parem lõbus ja kasulik koos. Selge. Kristina? Mis on sinu üks julge samm, mis sa oled teinud viimasel ajal? Julge ja uhke. Julge ja uhke.
Ma natukene nokkisin ja mõtlesin ja tegelikult väga pikalt ei pidanudki nokkima, sest minu jaoks on see olnud hoopiski üks loobumine ja see on olnud loobumine doktorantuuri minekust, sest kui ma oma teist magistrit läksin tegema, siis ma läksin seda tegema teadmisega, et ma lähen edasi doktorantuuri ja oma uurimistööd ma tegin teadmisega, et ma lähen edasi doktorantuuri. Ja siis õnneks ma ei läinud otse magistrist doktorisse ja mida aeg edasi, seda rohkem ma hakkasin mõtlema, et ja vahepeal ma kirjutasin ühe artikli siis ühele Eesti teadusajakirjale ja see protsess oli minu aju jaoks, ütleme siis niimoodi, et liiga piinarikas ja kui ma kujutasin ette, et see ongi mu elu aastaid ja aastaid ja aastaid, siis tuli see loobumise otsus, et minu vaimsele tervisele ei ole see kõige õigem valik. Ja see oli raske muidugi, sest ma olin unistanud sellest aastaid ja kujutanud ette ja kujutlenud ja visualiseerinud ja kõigi nende teemadega oma peas tegelenud, aga tohutu kergendus tuli ka pärast seda, nii et arvan, et loobumised on ka päris rasked asjad siin elus, eriti kui nad on loobumised millestki, mis tegelikult on sulle nagu väga oluline olnud. Ja sellest me oleme siin muutuste ja ärevuse teemas ka rääkinud, et need tundeid võib olla palju sellega seoses, et kui sa midagi muutud või midagi muudad või millestki loobud, et see ei ole ainult kohe siuke, kõik on kerge ja hästi ja ainult õnnelikud tunded, et võib olla mõlemaid. Mida te kardate? Et see küsimus on ajendatud sellest, et ka kõige julgemad inimesed tegelikult kardavad midagi, et võib-olla nad on lihtsalt altimad astuma vastu oma hirmudele, aga mis on see asi, mida teie pelgate siis? Arvan, et see on nüüd see 3 küsimusest, mis sa ette saatsid või kes see mulle saatis, eks ole, ma arvan, et ma oskan vastata. Mida ma nagu kardan. Ma arvan, et ma kardan sõda ja mitte sellepärast, et ma saan surma, eks ole, võitluses, vaid selle pärast, mis ta sõda kaasa toob, see on loomastumine. Ehk siis kogu, ütleme, see enese distsipliini ja arengu tee, mis ma olen tänaseks läbi teinud, 57-aastane ma olen praegu, see läheb kõik korstlasse. Pärast loomastumist ma enam tagasi ei saa selleks. Ma ei saa enam hakata akordoni mängima ja lahket lauluviisi laskma inimestele. Ja see on üks asi, mida ma pelgan. Ma arvan, et siis ma tahaksin veel rohkem loomastuda. Veel sügavamalt ja põhjalikumalt. See on üks asi, mida ma pelgan või ütleme, kardan. Kristina? Ma kardan päris mitmeid asju ja ka julge elu ei ole siis elu ilma hirmuta. Mina arvan nii, ma arvan, et julge elu on see, et ma teen neid asju kartuses, aga teen neid asju ikkagi. Aga sest eelmisel nädalal avastasin, et päris huvitav ta ei ole otseselt hirm, aga ta on selline ebamugav tõdemus on see, et ilmselt lõpeb see eluaeg otsa ja lõpeks, kui meil oleks, oletame mitu elu, millesse ma kindlasti ei usu, aga ma ei ütle ka, et seda ei ole, ma ei tea. Et lõpeks ka järgmine ja ülejärgmine elu otsa, enne kui ma inimestest sotti saan. Võt nii. Ütleb antropoloog. väga hea. Ja ennem kui me oleme nüüd teema juurde, siis üks mõte, mis sind toetab? Jällegi, mul ei ole sellist asja. Mingeid mõtteid või selliseid, mis nagu mingeid sloganeid, mingisuguseid loosungeid või mingisuguseid selliseid, mul ei ole kunagi olnud tegelikult, ma ei mäleta, et oleks kunagi olnud. Et puudub. Minu arust sinu muidugi see põhimõte, et peab olema lõbus ja peab olema kasulik, et see on päris hea. See ei ole tegelikult slogan, eks ole. See on lihtsalt nii-öelda variant elust läbi tulla ja ennast säästa. Ühesõnaga tühja-tähja peale mitte aega raisata. See ei ole, ütleme siis selline mõte või vahva, ütleme mingisugune tsitaat mõnelt filosoofilt. Võib-olla muidugi pärast seda saadet hakatakse sind niimoodi tsiteerima sellega, et minu elu mõte, moto on see, et oleks lõbus ja kasulik. Ma ei usu, et ma olen ainukene planeedil maha, kes niimoodi toimib. Ma ei usu seda. Võib-olla paljud lihtsalt ei teadvusta seda verbaalselt. Mul oli üks kolleeg, kes ütles, et kui lõbus ei ole, siis mina ei mängi. Mul ei ole ka sellist ühtset motot, elu on palju kirjum ja muutuvam ja ma arvan, et see selline suutlikkus ka
vastavalt sellele valida mingisuguseid põhimõtteid on ka elus püsimise üks oluline alus. Kui on ikka nagu väga raske, siis ma lihtsalt mõtlen selle peale, et kunagi ei ole kõik täiesti pekkis. Kunagi ei ole olnud ja kunagi ei saa niimoodi olema, et kõik on täiesti pekkis. Dagmar, kas sul on ka mõni mõte tänasesse saatesse? Uusi tahad? Mul on neid palju, aga ma olen neid jaganud ka. Midagi sellist, mida me ei ole sinuga arutanud. Spontaanne hetk jälle. Ma saan aru, et need sulle meeldivad üllatada nüüd spotlighti panna. Aga võib-olla ma võtan siis Kristina sõnasabast kinni ja võib-olla lähen siis sellega, et mulle meeldib ka mõelda, et elu nagu hinnatada nagu skaalapõhiselt, mitte mustvalgelt, et ei ole nagu hästi või halvasti, vaid me oleme ikkagi nagu mingi skaala peal ja just see, et elus on nii mitu valdkonda. Et see, et kui meil kuskil on näiteks skaala peal, et kui üks on kõige madalam ja 10 kõige kõrgem, siis kui meil ühes valdkonnas võib-olla ongi seal väga raske, ma ei tea, 2, siis üldiselt kipub nii olema, et mingis teises valdkonnas jälle on paremini. Et just täpselt see, et isegi kui on väga raske, siis kõik ei ole pekkis. No selge. Ja nende mõtetega me lähme tänase teema juurde ja on aega mõnusalt arutada suhete teemat. Ja kui Dagmar siin küsis ka, et kust me minema hakkame, siis ma loen ette Dagmari mõttesid, mis ta mulle saatis paar päeva tagasi. Backfire. Need on väga palju ajas muutunud. Selle juures oleme ühiskonnas jõudnud mingisse kummalisse kohta, kus justkui meil pole praktiliselt enam üksteist vaja, aga samas emotsionaalselt oleme üksikumad kui kunagi varem. Ühesõnaga, suhete teema on väga lai ja hakkame siit seda vaikselt arutama. Okei, sellest mõttest. Ja ma kirjutasin sulle selle sinna faili ja mida ma selle all mõtlesin on see, et see on ju nii huvitav ja siin kindlasti jälle antropoloog paremal käel kindlasti oskab veel mind täiendada, aga kui mõelda ka ajaloo peale, siis suhted on ju läbinud mingit hästi huvitavat muutumist. Et väga suure osa ajast on meil olnud nagu üksteist ellu jäämiseks vaja. Ja või siis on olnud ka näiteks abielud ja üldse suhted on olnud mingi poliitiline liit või majanduslik liit. Ja tegelikult, kui me mõtleme ka selliseid üldse maailmaga ka suhteid muutnud väga suurtele muutustele, nagu näiteks naiste õigused, rasestumisvastased vahendid näiteks, et need tegelikult ei ole ju olnud nagu väga pikka aega meie eludes ja ometi nad on meid tohutult muutnud. Ehk siis jah, et me oleme kuidagi, mulle tundub jõudnud oma suhetega sinna, kus meil enam ei ole nagu vaja ja mida me nüüd ootame, on kõik sellised emotsionaalsed nagu soovid ja teiselt poolt meie ühiskond on järjest läinud sellise individualismi poole. Et jälle ju väga-väga hiljuti see oli, kui me ikkagi elasime põlvkonniti veel koos ja sealt tagasi veel meil olime ikkagi nagu külas ja karjas ja alles nüüd me oleme järjest enam läinud sinna, et võimalikult vara kodust välja, sinna juurde kõik see selline natuke selline kapitalistlikud sõnumid, et pead üksi saama ja hustle ja et kõige tähtsam on see, et ikkagi nagu raha ja sa pead ikkagi kõigepealt ise üksi hakkama saama ja kui sa umbes kedagi vajad, siis järelikult sa pole suheteks valmis ja mingid sellised mõtted, millest ma ausalt öeldes lõpuni nagu kunagi ei ole väga hästi aru saanud. Ja võt siis ongi, mis ma sinna kirjutasin ka, selline kummaline koht minu meelest või selline ka keeruline, et ühelt poolt meil nagu just kui oleme üksikumad kui kunagi varem ja samal ajal meil ei ole nagu praktiliselt vaja enam üksteist ja kuna me oleme nii üksikud, siis meie selline emotsionaalne tassike on sageli väga-väga tühi ja sealt omakorda tekib see, et siis nendele paari suhetele laskub nagu nii suur vastutus. Et järsku me ootame, et see üks ja sama inimene peab kandma nagu kogu meie selle küla või kogukonna nagu rolle ja seda tavaliselt on ikka ühelt inimeselt liiga palju tahetud. Kristina? Ma nüüd hakkan ka sõnasabast kinni ja ma tegelikult meil ju praktiliselt on väga vaja üksteist, sest inimeste ellujäämine sõltub koostööst. Ilma koostööta me tegelikult ei jää ju ellu ja ellujäämine see ei tähenda ju ainult seda, et me täna enam ei küti, vähemalt sellisel viisil nagu aegu tagasi.
aga kriiside ületamine, raskustes hakkama saamine ja nii edasi, ka emotsionaalses mõttes ta ju sõltub koostööst. Ja selles mõttes ma olen väga-väga nõus, et selline hustle-kultuur ja elutempo, selline järjest... Vabandust, te teate, mis see hustle on? Kiire definitsioon paluks. Selline nagu majandusliku kasu saavutamisele rõhumine, et sa pead tegema hästi palju tööd, teenima hästi palju raha, olema majanduslikult iseseisev. Ja isegi iseseisev, just see, et saavuta veel rohkem, teeni veel rohkem. Une arvelt, suhete arvelt, et kõik on ainult... Just. Ikka ehitame, sa peaksid juba eile olema ehitamas ükssarvikuid, kõik see. Selge, vabandust. Kõik on väga okei, ma arvan, et see on väga kohane küsimus. Muidugi, absoluutselt, aitäh, pigem vastupidi. Ma pean aru saama. Jaa, väga sa kordasid seda sama sõna, sellepärast ma täpsustasin. Et selles mõttes on... See on nagu väga loogiline, et me muutume järjest individualistlikumaks või oleme muutunud, aga samas ma väidan tõesti, et see ei ole midagi loomulikku, see ei ole midagi sellist, mis ongi, et evolutsiooniliselt me nüüd olemegi sellised, evolutsiooniliselt me oleme koostööloomad, karjaloomad, sotsiaalsed olendid ja me vajame üksteist ja kui ma ütlen, et me vajame üksteist, siis ma ei pea silmas ainult seda, et me vajame romantilisi armastussuhteid, ei, me vajame armastust, me vajame kuuluvuse tunnet, me vajame hellust, hoidmist, hoolimist ja seda võivad pakkuda meile väga erinevad suhted meie eludes, aga me vajame neid suhteid oma eludes. Marko? No selle viimasega ma saan ainult nõustuda, et kindlasti on see sõltuvussuhe ikkagi vastassugu poolest, mis mind hoiab näiteks koos oma partneriga kindlasti. Sina oled, eks ju, pikalt abielus olnud? 90. aastast põhimõtteliselt, 1990 siis, jah. Ja mulle lihtsalt tahtsin, et ma ennem seda saate salvestust, lugesin selle lause ette, et aga samas me oleme emotsionaalselt üksikumad, siis Marko, sina ütlesid, et selle kohta ma ei oska midagi öelda, sest ma ei tegele sellega. Ei, ma ei tegele tõesti sellepärast, et ma olen nagu lapsest peal olnud üksiklane. Mul on enda seltskonnas väga lõbus. See ei ammenda iialgi. Mul ei hakka kunagi igav, ma ei tüdine sellest. Vastupidiselt mõne inimesega koos oldud ajale, mis on äärmiselt tüütu. Ja mul ei ole õdesid ja vendi ka, keegi pole mind seganud. Mul on oma tuba olnud eluaeg. Ma olengi väga suur individualist. Aga vastuoluline on nüüd see, miks mulle siis perekonda on vaja või miks mul on vaja üldse mingit kaaslast. Kui ma nii enesekeskse inimene olen, milleks mul on teisi veel vaja siis, kui ma nii õnnelik olen üksinda. Aga nii on lihtsalt, see on paratamatu. Paradoksaalne on, aga mul on ka vaja teisi inimesi, eks ole, ja lähedasi inimesi on tarvis. Isegi, nagu sa ütled, kõige matsomale mehele. Ei, alfa ikka. Naistest kiirgub, eks ole, soojust ja sellist mõnusust ja turvatunnet ja peale selle võivad nad naljakad olla isegi. Nendega võib olla lõbus, muidugi võib ka olla põrgu, eks ole. Aga ei, ma hakkasingi just seda küsima, et see natuke juba, Marko, vastasid mu sellele küsimusele, aga et täpselt nagu sa ütlesid, et võiks ju kõlada hästi kuidagi paradoksaalselt, et miks sul siis üldse neid näiteks oma abielu vaja on. Ja ma oleksingi hakanud küsima, et kuhu sa ise selle vastusega jõudnud oled, et mis sa arvad, miks sul on seda vaja? No ikka see sama, ta on abielu ehk siis kahest sõnast koos, see on liitsõna, eks ole, abielu, abikaasa. Ta on abi. Mina olen tema abikaasa, tema on minu abikaasa. Ja ma sellist just täpselt tahtsingi endale juba noorukina ja vaatasin selle pilguga ringi. Väga paljud minu siis emud said väga absurdselt noorelt isadeks ja pereisadeks. Mina olen pärit Pärnust ja seal oli see täiesti tavaline. See ei olnud, seda ei pandud imeks või pahaks. Seal paar minu klassivenda olid seal põhimõtteliselt suure pereisad keskkooli lõpuks. Mis oli minu jaoks vähe veider, aga see ei olnud midagi imelikku. Üldine ühiskond ei pannud seda pahaks, lihtsalt öeldi, et miks te kiirustate. Aga see oli teine aeg, see oli see nõukogude aeg, eks ole, see hästi sumbunud kinnine ühiskond, kus ütleme siis
noh, see oligi, perekond oligi üks asi, kus sa said ennast nagu teostada. Mehena näiteks. Väljapoole sa ei saanud midagi. Sa ei saanud teha iga mehe televisiooni, nagu me praegu siin teeme. Tuleme kokku ajame plära näost välja, mis mitte kedagi tegelikult ei aita, eks ole. Ei, ma sellele vaidlen vastu, et mina ikkagi julgen ka alfaisastele vastu vaielda, et see aitab paljusid päriselt. No, kui ma olin teieealine, õigemini isegi noorem natukene, siis ma lugesin ka mitu kilo psühholoogia raamatuid läbi ja need olid väga põnevad. Ja ma arvasin, et äkki on mul kunstnikuna sellest abi. Aga tänaseks, ma olen need kõik lihtsalt ära visanud, need raamatud. Me maksid hulka raha. Sageli olid nad keerulises inglise keeles. Väga raske oli neid lugeda. Kurnab, paks klots. Ja alles läks tükk aega, enne kui ma aru saan, et see on loba. See ei aita kedagi. Sa ei saa kellegi traumat kustutada minevikust. Ükskõik, kui palju sa lorised, talle räägid, mingeid juhtnööre annad, sa ei saa seda teha. See on võimatu, see on igavesti seivitud. Kui sul on mingisugune selline sügav trauma, mis su elu mõjutab elu lõpuni, see jääb sinna igavesti. Sa võid toimida, ütleme nagu näiteks, kuidas see on funktsioneeriv alkohoolik, eks ole. Sa jood küll, näiteks minu klassivend mulle helistas eelmine nädal, kes on funktsioneeriv alkohoolik. Ja ta joob päevas, eks ole, 0,7 liitrit siis 700 grammi põhimõtteliselt ja valget viina, see on iga päev. Aga ikkagi temaga saab kõnelda ja isegi siis, kui ta on joogine, ta saab aru ja vaimutseb ja puha ja fantastiline. Samamoodi on ilmselt ka selle inimesega, kes on tegelikult trauma, mingisuguse tõesti nagu väga tugeva trauma läbi elanud kunagi, ma ei tea, kas varases lapsepõlves või hilisemas, eks ole, aga kas ta suudab funktsioneerida või ei suuda funktsioneerida ühiskonnas niimoodi, et ta teisi ei kurnaks oma jamadega. See on, ma ei tea, kes seda teeb. Ma ei usu sellesse näiteks, et psühholoog seda teeb. Jah, selles mõttes näiteks ma mõtlen ära, miks ma niimoodi radikaalselt siin paugutan praegu. Te olete psühholoogid ja psühholoogiast huvitatud inimesed, eks ole. Et minu taust on teater, draamateater täpsemalt. Ja see tegeleb põhimõtteliselt suhetega. Ja miks ma teatris ei ole, miks ma ei tööta teatris juba 20 aastat põhimõtteliselt, on see, et ma ei kannata suhteid ja draama kui selline on mulle tülgastav. Ja mida vanemaks ma saan, järjest kastikumaks muutub. Ühesõnaga, ma sain sellest liiga hilja aru. ja me mängime kõiki suhteid läbi seal draamateatris. Põhimõtteliselt kõiki inimsuhteid, ja mõtleme veel juurde ka välja ebaloomulikke suhteid, et oleks huvitavam vaadata saalist. Ja kui tore, et... Meid näiteks teatraale, kes on nii-öelda siis professionaalsed teatraalid, mitte ükski psühholoog aidata ei saa. Psühhiaatrid saavad, kus nad su ära uimastavad oma rohtudega ja sa jääd vaguraks, võib-olla küll. Ma väga tahan Dagmari kommentaari sellele praegu. Aga psühholoog on... Mina sellega ei sekundeeri sellele, aga Dagmar... Ja mul lihtsalt võib olla selle et see ära uimastamine, et küsitav muidugi on, et kui palju see aitab, on ju suures plaanis. Sa jääd vaguraks ja sa ei lõhu enam. Aga jah, et võib-olla hästi põgusalt, lihtsalt kuna see pole selle tänase teema ilmselt, et traumadest rääkides, et ma olen sinuga täiesti nõus, et seda ei saa keegi ära kustutada. Ja eks ta nii ongi. Ja küsimus on lihtsalt selles, et miks need traumad meid mõjutavad, on väga suur osa selle küsimuses on selles, et kuidas me endaga juhtunud tõlgendame ja see on see, millega me saame siis toimetada. Aga mulle meeldis hästi mitu asja, mida Marko välja tõi. Esiteks seda, et kui palju, jälle tulles korraks tagasi sinna, et kui palju on suhted ajas muutunud. Et tol ajal meil olid väga selged piirid. 22 viimane taks ja et meil olid mingid raamid, kuidas pidi ja kuidas suhted läksid. Ja tänaseks jälle me oleme ju väga lühikese aja jooksul jõudnud hoopis teise ühiskonda. Ja teine asi, mis ma hirmsasti tahaks kuidagi, või mis mulle kuklasse jäi, et seal draamateatris, et te mängisite läbi, ja seal mängitakse läbi erinevaid suhteid ja järelikult kõnetab. Et suhted ikkagi on nii teema, sest miks muidu inimesed sinna siis lähevad? Ja mida ebaloomulikumas
vormis need suhted on. Seda, kuidas öelda, siis parem kunstiline tulemus väga sageli. Need olid nagu korrelatsioonis need asjad, ma mäletan. Kristina, miks me oleme nii üksikud? Et kui me tegelikult oleme karjaloomad, aga miks me liigume sinnapoole? Mina tahan kohe öelda, olles väga kirglik ka ekraanide teemal, et süüdi on ekraanid. Ei ole ainult ekraanid süüdi. Kindlasti siin on küsimus selles, kuidas me midagi kasutame, eks ju. Et ma olen jälle selle koolkonna inimene, kes on väga ettevaatlik ühe või teise või kolmanda suhtes kindlalt ütlema, et see on põhjus või see on põhjus. Inimene on nii... Ühest küljest võib öelda, et inimene on nii lihtne, tegelikult ta ei ole nii väga lihtne midagi ja meie aju on ühest küljest, me võime öelda, et vee ja rasvaplönn, aga seal vee ja rasvaplönnis toimub väga palju asju. Tõepoolest, nagu Dagmar ütles, kuidas me midagi tõlgendame, mismoodi meile tõlgendamiseks mingisugune inforuum ümber on loodud, see ei ole ainult sotsiaalmeedia, eks ole. Milline surve on inimestel üleüldse elutempo osas, milline on meie elukeskkond, ma ei oska sulle öelda ühe lausega, miks me oleme üha üksikumad ja ma ei tea, kas nagu üleüldse keegi oskab sulle või üldse kellelegi öelda, et miks me oleme üha üksikumad. Ma arvan lihtsalt, et ka see, milline elukeskkond meie ümber on meie enda poolt loodud või siis mille siis meid istutatakse, kui me räägime näiteks ka need samadest ekraanidest ja lastest ja nii edasi, et me võime vaadata siia, võime vaadata, ma ei tea, elu arengut üleüldse, ma ei tea, aga see on kõik niimoodi pendlis minu meelest. Kas selleks, ma kurat tulen Dagmari mõtte juurde tagasi, mis ta alguse poole jagas, et kas selleks, et meil oleks täisväärtuslikud suhted, peame kõigepealt olema endaga hästi heas kohas ja ennast armastama? Hoidi. Tead, need on küsimused, mida tegelikult tahavad inimesed teada, et see suhete teema on põnev. No elu kõige pikem püsisuhe meil on iseendaga, eks. See on tõde, see on fakt. Küsimus on selles muidugi, kuidas me suhet defineerime. Aga ja ma tean seda väidet ja seda rõhutamist ja selline heaolutööstus käib eriti selle ümber, et see enesearmastus ja enesehool ja et see on kõige olulisem ja kõigepealt töötad, see kõik peab jube suur töö kogu aeg olema. Töötad ennast heasse kohta ja siis võid hakata suhteid looma teistega. No see on jama. Aga ma sekundeerin, ma ei saa sellest ka absoluutselt aru. Ja tegelikult see ütleb seda, et kui sul on näiteks psühholoogiliselt keeruline, kui sul on psühholoogiliselt raske, kas on need samad traumad, mida Marko siin esile tõi, et sa justkui enne ei vääri head suhet või et sul ei saagi olla enne toetav suhe, kui sa ei ole ennast lõpuni terveks ravinud ja mis asi see terveks ravimine või hiilimine on, mida see üldse tähendab. Ja antropoloogina ma tahaks iga asja kohta küsida, mida sa mõtled selle all? Mis asi see on? Mis see kontseptsioon on, mida me inimestena oleme loonud selle või teise või kolmanda asja ümber? Ja jälle, mina ütlen seda, et ja see ei ole minu mingi originaalmõte, et isegi mitte nagu võluvõti ega vastus, aga et kui me räägime üksildusest, mitte üksindusest, vaid üksildusest, et siis öelda inimesele, et rohkem enesehoolt. Vastus ei ole enesehool, vastus on hool tervikuna ühiskonnas. Et see on jälle selline individualistlik, väga individualistlik käsitlus, et sina ise saad ma tahaks öelda kurat. Ütle, siin võib ropendada. Et sa võid panna endale kas või siia samasse stuudiosse, oletame, et see stuudio on Antarktikas. Ma võtan siia 3 pleedi ja kakao ja mõnusad raamatud ja loon kogu selle hubase Instagrammable keskkonna. Instagrammable ehk siis Instagramis sellest ma sain aru, jah. Hästi, Marko. Võin luua siia tohutult hubase keskkonna. Nii-öelda, see on see minu isiklik ruum. Aga kurat, kui ma lähen välja ja seal on Antarktika, ma külmun ikkagi surnuks. Antarktika on siis ühiskond. Jah, saime aru. Ehk siis nagu suhteid ju õpime ikkagi suheldes ja täpselt ma võin seal omaette olla ja loen podcast'e või kuulan podcast'e ja loen raamatuid ja tegelen selle enese arenguga ja harin ennast ja ma olin just ka hea sõbraga oli sel teemal vestlused ja võt siis sa oled ja tunned, et küll ma olen heas kohas ja küll ma olen nüüd arenenud ja küll ma nüüd hakkan olema ja kui see inimene tuleb ja kui maagilisi suhteid, siis kõik hakkab kohe olema maagiliselt, ja siis ta tuleb
ja siis ta nii räigelt käivitab mingeid asju, mida ta ju varem ei saanudki käivitada, sest ma seal olin mõnusalt nii-öelda mõnusalt isolatsioonis, on ju. Ja teine, ma ei saa seda ütlemata, et sorry, ma tean, et sa kibel, et võt minu jaoks ka see, et kui hakatakse rääkima sellest, et enne pead olema üksi õnnelik ja alles siis võid olla suhetes ja umbes, et kui sa igatsed nagu mingit suhet enda ellu, kas siis paarisuhet või mis iganes, et järelikult see on märk sellest, et sa tegelikult ei ole suhteks valmis ja minu jaoks on umbes sama nagu et ma ei tea, kui sa tunned, kui sul on kõht tühi, siis sa pole söögiks valmis või mingi, et jälle tulles tagasi, et me oleme karjaloomad, et see vajadus suhelda on ju meile nagu nii baasiline asi. Samas ma tahaksin vastu natukene vaielda teile, et mitte see, et sa pead olema ideaalses heas kohas, aga kui me oleme täitsa katki, näiteks toon täiesti neutraalse näite, et sa oled olnud 10 aastat abielus ja lähed lahku, et kas siis oled ju harjunud olema nagu suhtes ja palju lihtsam vorm on olla suhtes versus olla üksi ja tegeleda siis nende teemadega, on ju. Vaidled vastu või? Et sellepärast, et siis väga tihti öeldakse, et see esimene suhe pärast pikka näiteks kooselu on ju nii-öelda rebound. Marko, kas tõlgime? Jah, palun. Rebound on siis nagu, mis eesti keeles on? Bound to something või towards something, sest ma saan aru, aga rebound. Ülesaamiseks. Ülesaamise suhe nagu. Et sa kasutad ära, sul on üks ülesaamise suhe. Nagu minu üks sõber ütles, et sa magad selle välja nagu füüsiliselt kellegagi. Ja siis sa lähed ja tegeled, mis iganes probleemid seal olid, sest et jällegi, et kui sa hüppad kohe järgmisse suhtesse, ei tegele sellega, et aga miks see eelmine ei toiminud, on ju, et siis sa võtad ju need kaasa. Kuidas see on nii individuaalne. See on individuaalne. Ma võin nüüd kõrvale tuua enda näite 8-aastasest suhtest, mis sündis mõned kuud pärast pikaaegse abielu lahutamist. Ja mul ei ole piisavalt sõnu, et kirjeldada, kui imeline, kui toetav, kui ma ei tea, seda teiste kolmandat, see kõik, aga see ongi niivõrd individuaalne ja ega inimene ei tööta iseendaga tingimata alles siis, kui ta on näiteks suhtest väljunud, eks ju. Aga nagu ma ütlesin, see on nii individuaalne. Ja, ma olen sellega täiesti nõus. Ma tahtsingi seda vastust. Ei, tegelikult see ongi väga erinev, kuidas inimesed, et me ei saa öelda, et vaat kui see tegelemine endaga või see ravimine, see on see üks asi täpselt, et sa mediteerid ja siis sa teed seda ja seda, et see on see. Mõne inimese jaoks on see hoopis mingi muu asi, mis teda aitab edasi minna, nii et... Ja ma arvan, et seda ju ikkagi, et mis alustel me mingeid valikuid teeme, mis alustel me mingeid suhteid alustame või kuidas me nendes suhetes oleme, seda tasub ikka küsida. Ja täpselt nii nagu Kristina ütles, et ja võib-olla ma hakkangi neid küsima siis, kui mul on see teine inimene kõrval ja ma tahan, et see töötaks ja nagu mis värk on, et mis ma pean tegema selle jaoks, et töötaks näiteks. Võib-olla see on see nii-öelda käivitaja, mis mind lükkab nende asjadega tegelema. Ja vahel on, mida ma ka suhtenõustajana näen või seksuaalnõustajana, aga mitte ainult, me ei pea ainult mingit nõustamissituatsiooni siia juurde tooma. Vahel ongi nii, et selle inimesega ei toimigi, selle inimesega ei töötagi ja on täiesti okei öelda, et kõiki suhteid me ei saa nii öelda tööle panna. Mulle ei meeldi see suhte ja töö kuidagi nagu kokku siit, suhemäng nagu tiimimäng. Kuule, anna andeks, et ma sind katkestan jälle. Seksuaalnõustaja. Tahad sa rääkida sellest? Ei, ma mõtlesin, et sina räägiksid mulle. Kuidas see välja näeb? Ma tulen sinu juurde. Annan sulle raha ja sa ütled mulle, kuidas ma peaksin nagu... Ei, raha sa annad pärast, kui ma sulle arve saadan. Ja ma arvan, et ükski nõustaja, kes ütleb sulle, kuidas sa peaks... Et see paremini nagu välja tuleks või mis selle asja sisu on? Enamasti on selle asja sisu üldsegi, inimesed tulevad ju erinevate põhjustega, aga mida me kõige... Neil on siis ikkagi juba rikkis mingi asi, midagi on halvasti. Mingi mure on, ma ei taha öelda, et rikkis on, käime sõnadega ettevaatlikult ümber. Nad ei ole millegagi rahul, ütleme siis niimoodi. Ja kuidas nad su leiavad? Internetist, Instagramist, enamasti ikkagi internetist, aga millega me kõige sagedamini tegeleme, on need arusaamad ja hoiakud ja ma arvan, et nõustaja ei peaks ütlema inimesele, kuidas asjad on, vaid et aidata vaadata läbi küsimuste ja küsimuste kaudu,
kuidas inimese enda jaoks asjad on ja millega ta rahul ei ole ja kuidas me saame siis sinna poole liikuda, et ta oleks rahul. Ilma muidugi keegi ei saa võtta ju vastutust selle eest, ei psühholoogi, nõustaja, mis on nõustamise tulemus, et keegi ei saa anda garantiisid, aga nagu hinnanguteta ja sellises keskkonnas, kus ei ole häbi, inimesel endal on ikka häbi. Ma ei saa öelda, et inimesel endal ei ole häbi. Aga siis ta saab, kuna tal on asjad nii halvad, siis ta saab sellest häbist üle ja võtab sinuga kontakti. Ta tuleb selle häbiga toime, ütleme siis nii. Ma ei saa tingimata öelda, et ta saab sellest häbist üle. See on nagu asi, nagu, mis minu pähe üldse, või ma kardan kogu minu põlvkonna ja vanematele see nagu ei lähe. Kuule, mul oli just 3 nädalat tagasi nõustamispäev, kus mul oli 82-aastane meesterahvas, 53-aastane meesterahvas ja 33-aastane meesterahvas nõustamisel. See oli aga väga kas sa ei huvitav. kartusta, et neil olid teised eesmärgid sinuga kohtumisel? Ei, ma ei saa seda mitte kunagi välistada. Sa oled ka võluv naisterahvas, eks ole. Ma ei saa seda mitte kunagi välistada. Nüüd tuleb veel välja, et sa oled selle vanainimese asjas äärmiselt kogenud spetsialist, eks ole, miks mitte panna aeg kinni, kui raha ka veel jätkub. Seks ei ole vanainimeste asi, ta on inimeste asi ja primaatide asi ja nii edasi. Aga ma ei saa seda kunagi välistada. Ma arvan, et ükski nõustaja ei saa seda mitte kunagi lõpuni välistada, et keegi ei tule tema nõustamisele sellepärast, et inimene meeldib personaalselt, aga kui sa oled ikkagi professionaal, siis sa saad sinna nende põhjuste sisse kaevata koos inimesega. Miks nad tulevad? Aga tõesti, see 88 või 80-ndates aastates härra nõustamine, no see oli minu jaoks väga raske kogemus. Ma mõtlesin mitu korda enne seda, et ma ei tea, kas ma nagu tühistaks ära suunaks, mida minu nagu 40-ndates eluaastates, aga see oli nii rikastav, see oli nii soe, see oli nii ka minu enda eelarvamusi ja see on see üks lemmikosasid minu tööst, kui mul on olnud mingid tugevad eelarvamused ja ma pean neil ise otsa vaatama nendes nõustamissituatsioonides. Kas te seda fantastilist anekdooti, mis umbes aasta aega välja ujus, olete kuulnud 2 väga vanast mehest, nagu sinu vastuvõtule tuli? Kardan, et ei ole. Circa 88 aastast 2 vana sõpra otsustavad enne surma, nad tunnevad, et nad surevad kohe ära, eks ole. Veel kord seda, ma rõhutan vana inimeste asja proovida. Ja lähevad siis nagu bordelli ja see emand, kes siis nagu seal ukse peal neid vastu võtab, vaatab, et ma ei hakka oma tüdrukuid selliste tatiste krantside peale raiskama ja juhatab, saadab need mehed, nagu need vanad mehed tubadesse, kus ootavad need kumminaised, täispuutavad. Ja asi saab nagu läbi ja mehed saavad siis seal maja ees uuesti kokku ja tükk aega vaikivad ja üks mees küsib teiselt, et kuule, et mina ei tea, et kuidas sul oli, aga mulle tundus, et see tüdruk, nagu kes mulle nagu sattus, et see oli surnud. Et ta ei vastanud ühelegi mu küsimusele, ta ei hinganud isegi minu meelest, rääkimata mingist hingeldamisest või mingist häälest, mis tavaliselt selle toiminguga kaasnevad, eks ole. Et kuidas sul oli, et kas see oli ainult mul või teine, et ei tea, aga minu oma vist oli nõid. Mismoodi nõid, küsib esimene. Tähendab, ma närisin ta huuli parasagu, siis ta peeretas valjult ja lendas aknast välja. Okei. Te ei ole kuulnud seda? Ei ole, jah. See oli see, mis sa arvasid? See umbes aasta aega tagasi ujus välja minu meelest TikToki kaudu. Marko, sa tead, mis on TikTok? Ma TikToki tean nagu ikka väga hästi. Wow. Ma olen suur sõltlane. Mina näiteks TikToki, minul ei ole. Ma ei tea, meil tuleb siin üks... Instagrami ei taha, sellest ma ei taha midagi teada. See on põhimõtteliselt sama, anna ainult ette, aja ette. Okei, et meil tuleb, läheme sealt seksiteemast nüüd tagasi suhete teemal, sest meil tuleb eraldi osa. Nii et kas teen juba ettepaneku tulla külalistena? Okei, kuulge, lähme suhete juurde, et kust... kuidas ma seda küsin? Vaata, pikaajalised suhted ka, et kuhu see tunne kaob? Kuhu ta ajaga ära jookseb? Marko, tahad vastata? Või kas kaob? Kas sinul on kadunud? Mul on tõesti nagu väga pikaajaline suhe, nagu sa ütled. Muidugi see on suhe, mis ta muu on, eks ole. Abielu muidugi, aga ta on suhe. Ja ta ei ole mitte kuskile kadunud.
sest kui ta kaoks, siis ma ei oleks koos inimesega. Mis mõtet on elada koos naisega, kellest sa ei hooli või kes sulle nagu korda ei lähe. Milleks veel üks inimene ruumis? Siis ta on ju võõras juba. Ma sellest aru ei saa. Ma tean, et paljudel inimestel on varalised suhted väga keerulised, eks ole. Ei saa lahutada, kuna siis läheb mingisugused suured pahandused vara ümber näiteks. Või laste pärast või bla. Aga meie lapsed on juba nagu ikkagi tublisti üle 30, et meil enam seda muret ei ole, mingit vara ka ei ole. Kui me ei hooliks teineteisest, siis me ei elaks koos. Aga siit minu jätku küsimus, et kas te teadlikult või mis te teete teadlikult, et seda mitte midagi teadlikult ei tee. Lihtsalt töötab? No selline, võib-olla see on lihtsalt õnn. Siin on jälle, me läheme jällegi sellesse nii-öelda muinasjutu vestlete libedale rajale. Filosoofid, psühholoogid, näitlejad, teatraalid, kõik need on muinasjutu vestjad. Kõik nende väljamõeldised on tõlgendatavad 1, 2, 3, 4, 5 moodi. Iga aasta sünnib uusi filosoofe, uusi psühholooge, uusi teatraale, kes jälle mingi uue asja välja mõtlevad. Ja nüüd filosoofiline küsimus, mis on õnn? Kas õnn on midagi, mis meile sülle langeb? Näiteks ma leidsin oma partneri tänu sellele, et mul oli lihtsalt õnne. Laiutan käsi, et oli õnne. Tõesti võib-olla oli, et ta sattus mu ette, ma ei näinud isegi ta nägu alguses. Ta oli seljaga minu suunas, kui ma hakkasin huvi tundma. Ja ma ei näinud isegi ta tagumikku. Mehed vaatavad, eks ole, mehed vaatavad naise kuju, eks ole, siis alles vaatavad nägu. Aga ma tundsin ta nagu hetkega ära, ma olin noorukales siis. Aga ega see ei tähenda, et mina talle oleks meeldinud, ma seda ei teadnud ette. Et võib-olla mul oli lihtsalt õnne, aga mis see õnn on? Kas õnn on midagi, mis meile langeb kosmosest peale või see on mingisugune suunatud tegevus, mingisugune kombits, nähtamatu kombits, mille me välja saadame ja otsime mingisuguseid võimalusi, ettemõtlemine step by step, nii-öelda samm-sammult ettemõtlemine, miks mõnel inimesel on rohkem õnne kui teisel siin ilmas. Ma tunnen näiteks ühte väga õnnelikku meest. Aga nüüd kui ma vanemal, ma saan aru, et tegelikult see koosneb väga kiirest mõtlemisest, protsessori kasutamisest, õigete valikute väga kiiresti vahetamisest vastavalt olukorrale. Ja õnn lihtsalt tuleb tema juurde selle pärast. Ta läheb ise nagu ligin. Ta oskab laveerida, takistustest mööda minna, ta ei jää mõtlema järele pikalt, arutama, analüüsima, läbi elama, emotsioneerima, vaid ta läheb edasi sihtmärgi poole ja üldiselt ongi niimoodi, et mehe elu ongi eesmärkide suunas liikumine. Eesmärgipärane liikumine eesmärgi suunas. Ja kui nüüd tee peale jäävad mingid takistused, siis sa lihtsalt lömastad selle, kui sul jõud üle käib. Aga kui su jõud üle ei käi ja takistus on suurem, tugevam, siis sa pead minema ringi. Mida kiiremini sa ringi lähed, seda kiiremini sa jõuad oma eesmärgini. Selline on mehe vaatepunkt üldiselt elule. Ehk siis kui mees satub keerulisse suhtesse, siis ainukene võimalus on see keeruline ja kurnav suhe, eks ole, mis tema sisemust tapab ja kurnab, siis ta peab lihtsalt selle lämmatama või uttu tõmbama, 2 võimalust. Mingeid muid võimalusi ei ole. Nii et ma saan aru, et 2 varianti, et kas lihtsalt Markol oli väga palju õnne või siis nad on suutnud kaasaga teha niimoodi väga kiirelt väga paljusid õigeid otsuseid, et koos niimoodi püsida. Me olime noorukid, eks ole, me olime noorukid, kui me kokku saime ja lapsed sündisid. Me ei saanud olla tark pead. Me olime ikkagi hormoonid möllasid ja nagu ikka, eks ole, see nooruk ei tea elust ju midagi, ta lihtsalt on olemas ta. Marko, kas su naine arvab samamoodi? Ma arvan küll, jah. Ma arvan vähemalt. Kindlasti tal on oma vaatevinkel, aga ega me kohe ei klappinud ju 100%, eks me ikkagi harjusime ja vaistlikult me saime aru, et on tarvis kohaneda teise inimese tõekspidamistega ja nõudmistega ja nii edasi. Aga kas või kui palju te jagate oma vahel neid asju? No võt seda, et kas tema on rahul või kuidas näiteks enne siia podcasti tulemist ma lugesin talle need teie saadetud küsimused ette, eks ole.
kratsisime mõlemad kukad. Me ei tegele kunagi selliste asjadega nagu teie. See on meie jaoks nagu müstika. Miks te raiskate oma eluaega selle peale, ma küsin. Eluaeg on lühike, see on väga lühike. 10 aasta pärast te kahetsete juba kõiki raisatud minuteid oma elus. Mina näiteks praegu üldse, minust on see ülipõnev vestlus. Muidugi. Praegu muidugi. Mina kahetsen 10 aastat tagasi raisatud minuteid väga kibedalt. Aga ma ei olnud lihtsalt piisavalt tark toona. Aga Kristjan, mis sa kogu selle jutu peale ütled? Mis see küsimus oli? Mis see küsimus? Ma ei teadnud, et kust tulevad tunded? Sina suunasid mulle selle vastuse. Sa ei tahtnud seda küsimust vastata. Ma kuulasin. See on väga põnev. Kusjuures ma kuulasin päriselt ja ei valmistanud oma vastust ette ja see on üks väga oluline asi suhtes suheldes, et kas ma kuulan oma partnerit päriselt, mida ta räägib, või ma mõtlen nüüd parajasti, et oota, tema räägib seda, tegelikult ma tahan öelda talle seda, ma tahan öelda talle seda ja ma tahan öelda talle seda. Kuulamine. Ühesõnaga, ma küsin sult uuesti küsimuse, et seda ka küsitakse palju, et kui see tunne on alguses hästi suur ja kõik on hästi, et kuhu see kaob ja kuidas seda hoida. Ja minust hea küsimus siit ka Marko vastusest, aga kuidas siis saada ka aru, et on aeg sellest lahti lasta? Hästi laedud küsimus, mingi 4 küsimust koos oli siin praegu. Enamasti see tunne, kui öeldakse, et see tunne kaob, siis mul jälle on küsimus, et kas ta kaob, ta muutub. Ja need tunded muutuvad, me ei suudaks, meie aju ei tuleks toime sellega, kui me oleksime armunud õigemini. Ja ma tulen veel mõni samm tagasi. Eesti keeles ei ole sellist väljendit või me ei kasuta nagu väljendit in love. Me ütleme küll armunud olema, aga see armunud olemine, see on nagu selline nagu crush. Aga meie oma partneriga, mina oma abikaasa, me kasutame väljendit, me oleme armastuse sees. Jah, ma armastan sind, see on kuidagi selline stabiilne tunne, see on see, et me oleme seotud, meie vahel on tugev side, aga et ma olen sinuga koos armastuse sees, selles on seda sellist crushi hõngu, aga ta ei ole enam selline hormoonide hullus ja me ei tuleks toime selle hormoonide hullusega. Meie aju ei tuleks sellega toime. Need tunded muutuvad ja see on normaalne, et nad muutuvad, nad peavadki ei pea, kui me ei taha selle suhtega edasi minna. Aga kui see on suhe, mida me soovime hoida, mis tähendab meile, kui see on partner, keda me soovime hoida, kellega koos olla, et see mida me teeme selle suhte arenedes, ongi see, et me loome seda ühendus või side, bonding. Minu see keel, mida ma loen ja väga palju suhtlen on inglise keel, sellepärast tuleb neid anglitsisme hästi palju siia sisse paraku. Aga jah, et see ühenduse, läheduse loomine, suhte tähenduse loomine ja tihtipeale me ei teadvustagi seda ja ma ei tea tõepoolest, kas seda on alati nii väga üle vaja teadvustada, aga hea oleks nagu mõelda nende asjade peale, et mis meie suhet hoiab, mis see on see, mis teeb meie suhte, kas mulle see inimene meeldib, kui palju ma mõtlen ja jälle ei pea tegema kalkulatsiooni, lihtsalt see, et suhte, ma ei taha jälle öelda edu, ma jään kogu aeg keelega takerdusse, sellepärast, et mingid väljendid, nagu nad on kuidagi hoopis teise tonaalsusega, aga siin mängib suurt rolli ka see, kuidas ma oma partnerist mõtlen. Kas ma mõtlen temast positiivselt? Kas see on ülekaalus või mõtlen ma pigem nagu negatiivselt ja tõepoolest inimesed jäävad ka suhetesse, kuhu Marko ütleb, et kui see lämmatab, tuleks sealt lahkuda, tõesti tuleks, aga see, miks inimesed jäävad suhetesse, mis neid lämmatab, mis neile ei sobi, neid põhjuseid on ka nii erinevaid, eks ju. Et ta muutub ja see on okei, et ta muutub. Küsimus on selles, kui me nüüd räägime antropoloogiast ja kultuurist ja tähendustes, et mis tähenduse me sellele muutusele anname, et minu meelest on tihtipeale nii-öelda hukatuslik see, kui meie jaoks hea suhe tähendab seda, et kogu aeg on liblikad ja kogu aeg kõik möllab ja lendab ja kui nüüd seksist rääkida, et 2 korda nädalas peab olema seks, see on nii tavaline asi, millega, või hoiak, millega ma silmitsi olen, et inimestel on uskumused, arusaamad ja arvamused heast suhtest, mis tegelikult ei ole realistlikud. Kas ma tohin siia veel visata lihtsalt nagu arutelu mõttes ühe mõtte Ester Perelli raamatust, tema omakorda on selle sealt lihtsalt seal seda ideed kirjeldab.
et üks põhjus, miks paarisuhted on nii keerulised ja miks ka paratamatult hästi paljud neist lõppevad, on see, et meil on justkui nendes pikaajalistes suhetes nagu 2 kausitäit. Üks kausitäis, mida me tahame täita, on selline turvatunne ja see, et ma tean, mis saab. Ma tean, sa oled mu kõrval, meil on mingid ühised eesmärgid, ma tean, kuhu see suhe läheb, ma tean, kes sa oled, et meil on natuke etteaimatamust, mis annab seda turvatunnet, mis me seal tahame. Ja teine kausitäis seal kõrval on see tunne, see põnevus, see kirg, see selline, see desire, jälle ma ei leia väga, iha just täpselt. Ja jama on selles, et kui see turvatunne tahab seda, et ma tean, mis saab, siis see põnevus ja iha tuleb sellest, et ma ei tea, mis saab. Ja näiteks ongi, et kui need suhted algavad, alguses, miks seda iha ja põnevust on nii palju, on see, et seda teadmatust on nii palju. Kas ta võtab mul käest kinni, kas me lähme täna koos koju, kas ta helistab mulle, mis nüüd saab. Ja see kütab seda põnevuse kausitäit nagu üles. Ja võib-olla sinna kõrvale siuke kurb selline stereotüüp jälle, mis ma arvan, et ei pea üldse nii olema ja alati ei ole. Aga ma täpselt see, et oleme siin aastakümneid abielus ja oleme lihtsalt sellised korterikaaslased, mingid seda põnevust ja iha ja seda tunnet justkui ei ole, aga hästi palju on turvatunnet. Et kõik on hästi etteaimatav ja kuidagi justkui rutiinne, jutumärkides igav, selline seda nagu tunnet ei ole. Ja võt ongi, et need on justkui nagu paradoksaalsed kausitäied, mida me võiksime kogu aeg oma suhetes nagu hoida ja kuidagi nendest hoolitseda. Ja selline mõte siia õhku visata. Marko, kuidas sul on? Kas need kumb kauss on täis, kumb on tühi või mõlemad on täis? Ma ei suutnud jälgida kahju. Marko, kuidas sul on? Mis asjaga mul on? Küsimus. Nagu suhtega, et seda turvatunnet ja stabiilsust ja samas seda uudsust ja põnevust. Kindlasti üks asi, mida mitte ainult mina, eks ole, vaid enamus mehi ikkagi soovivad seoses sellega, et nad võtavad selle koorma, et nad abielluvad, loovad perekonna. Kas see on koorem või? No kindlasti on see, sa pead ju painutama ennast, sa pead ju muutuma. Naine tahab ju, et sa muutuks kellekski, kes talle sobib. Ja midagi pole parata, mingil määral sa pead vastu tulema, sa ei saa lõputult kangekaelseks jääda. Minu ettekujutus perekonnast on selline, nii see asi ei toimi. Et mehed ikkagi otsivad naise juures seda, kuidas öelda siis, turvatunnet kindlasti. Ja muideks ühest uuringust tuleb ka välja, kus nagu tuge. 42 000 inimest uuriti ja et abielus mehed on õnnelikumad, samas vallalised naised on õnnelikumad. Et see õnnelikkus, ta ei ole päris õnnelikkus, vaid sa oled nagu tugevam mehena. Sul on selline tagala. Aga kui palju kui palju on seda põnevust ja uudsust? Mida sa silmas pead? Selle põnevuse ja uudsuse all. Me nagu ei otsi seda igapäevases elus. Kui on väga igav hakkab, me võime ju reisile minna. Minu reisimised on reisitud selles elus. Mind see nagu enam ei tõmba, aga ma võin temaga koos reisida, kui ta tahab. Temale pakub see põnevust veel. Minule reisimine ammu enam põnevust ei paku. Aga kas te teete midagi koos, mis teile mõlemale põnevust pakub? Või sa ei otsigi elus põnevust enam? Ei, otsin ikka. Põnevust ja adrenaliini otsin ikkagi. Midagi pole parata, aga me ei tee seda koos. Aga me siiski aeg-ajalt satume mingitesse situatsioonidesse, kus on ikkagi päris põnev ja pärast heietame mälestusi. Eks me jääme järjest vanemaks muidugi, et vaevalt, et see asi nüüd meil nii-öelda gradatsioonis on hullemaks läheb enne surma. Ikka rahuneb, eks ole, aga nooremana kindlasti oli seiklusi rohkem, see on selge. Ja võib-olla lihtsalt, kui siia kõrvale visata, et vahel ju nii ongi, et see, kui meie partner elab mingit elu väljaspool suhet, tegeleb mingite endale huvipakkuvate asjadega, tegeleb mingite vingete põnevate elamuste saamisega, siis see aitab seda uudsust ja põnevust ka paari suhtes hoida, sellepärast, et mul on kogu aeg võimalus vaadata oma partnerit natuke kõrvalt, et tegeleb mingite lahedate asjadega ja vaata, milline mees, ja nüüd ta käib ja teeb mingid asju. Kui ta kade ei ole, eks ole, siis on kõik hästi tõesti. Kuulge, aga me peame vaikselt hakkama lõpetama. Ma tahan siia lõppu tuua ka teised suhtes. Me oleme rääkinud siin paari suhtest. Aga Kristina,
Milliseid suhteid sina oled veel näinud meil Eestis, et mida ma ei saanud siia saatesse rääkima oma näo ja nimega? Sa mõtled seda, muidu mõtlesin, et ma räägin natukene Anna Meitšinist, kes on väga lahe evolutsiooni antropoloog ja kes ütleb seda, et sõprussuhted pakuvad samasugust heaolutunnet nagu romantiline armastus, lastevanemate suhted, suhe lemmikloomaga, see, millist heaolu, ühesõnaga, kuidas heaoluhormoonid siin ajus hakkavad tööle ja toimima, et me ei räägiks ainult romantilistest suhetest kui inimesele vajalikest kogemustest, vaid seda kogemust ja seda heaolutunnet võib inimene saada erinevatest suhetest. Aga ei, mul lihtsalt tead, ma lihtsalt eelmise mingil hetkel sa ütlesid, et peaks tegema mingi asja, et sa nagu muudame uuesti baasvajadused nagu seksikaks, on ju. Nüüd mul tuli see, et äkki peaks tegema mingi missiooni, et kust leida sõpru, kust leida nagu sellised häid suhteid oma, kust leida nagu täiskasvanuid enda ümber. Aga kui me räägime inimeste romantilistest või seksuaalsetest suhetest, siis neid on väga erinevaid. Ja neid on erinevaid ka selles mõttes, et kui me räägime mittemonogaamsetest suhetest, siis inimesed kipuvad arvama, et need on kindlasti kas romantilised või seksuaalsed suhted, on ka platoonilised mittemonogaamsed suhted, kus inimesed on enamat kui sõbrad, nad seovad oma elud, aga seal ei ole sellist romantilist või seksuaalset sädet või sidet inimeste vahel, et see baas on armastus, see baas on hoolimine, aga seal ei ole sellist, nagu me filmilikult ette kujutame, eks ju, tegelikult osalt ikkagi, miks ma ütlen filmilikult, et väga palju meie arusaam sellest, mis on romantika, kuidas peaks romantiline suhe toimima, lilled, küünlad, värgid, särgid, et see peaks olema just kõikide jaoks ja kõikidele sobima, ei pea, see on selline konstruktsioon. Aga on inimesed, kes valivadki endale ühe partneri, on inimesed, kes tunnevad, et ainult ühe partneriga elu ei ole nende jaoks. Siin on küsimus, ja seda tegelikult on veel väga vähe uuritud, sest et teadus on ka osa kultuurist ja kultuur on suhteliselt konservatiivne nendel teemadel, on ka seda olnud teadus, aga et on inimesed, kes ütlevad, et see on osa nende identiteedist. Et ma olen proovinud monogaamseid suhteid, see ei ole see, kuidas mina toimin või mis mulle sobib ja on osa inimestest, kes ütleb, et see on minu elustiil, et ma eelistan elada nii. On inimesed, kes on polüamoorsetes suhetes ehk siis ehk mitmik ja amoorne ehk siis armastusel põhinev suhe, et ongi suhtes mitu inimest, armastussuhtes mitu inimest koos, on inimesed, kes on nii-öelda avatud abielus ehk siis tihtipeale sellest räägitakse läbi seksuaalsuhete, et ollakse abielus koos, aga luuakse seksuaalsuhteid, mida abielus ainult kooselus, eks ju. Luuakse seksuaalsuhteid ka väljaspool seda tuumkooselu. On suhte anarhia, kus üldse ei võeta, et mingisugune suhe on tuumsuhe, vaid inimeste suhted on kõik samamoodi üheväärtuslikud, see on väga kirju maailm ja väga mitmekesine maailm, et siin lõpus nüüd ette lugeda kõiki neid inimeste viise olla suhetes ja me ju kipume, mida me jällegi kipume tegema, mida on ka antropoloogid, kes on ka osa teadusmaailmast, eks ju, aegu teinud, on see, et me võtame lääne kultuuriruumi, vaatame selle lääne kultuuriruumi prisma läbi ja ütleme, et kuidas inimesed suhteid harrastavad. Ma tahangi küsida, et millistest kultuuridest me räägime. Et kas me räägime, ma ei tea, Eestist, räägime tõesti lääne kultuuriruumist, kristlikust kultuuriruumist, et millisest kultuurist me räägime. Aga korra räägime Eestist, et kui palju meil on või ütleme, nagu sa ütlesid ka, et väga keeruline on siia saada, on ju, rääkima teistmoodi suhetest, et kuidas ma seda küsin? Kui palju on, ma ei saa küsida erinevaid suhteid Eestis, aga miks inimesed kardavad võib-olla siis rääkida, et kui nad on teistmoodi suhetes, sest näiteks mina olen viimastel aastatel hästi avatud hakanud rääkima ja uurinud ja minu üllatuseks ma olen näinud oma tutvusringkonnas inimene, kes ma arvasin, et täiesti väljapoole muster pere inimene, lapsed, abielu, kõik avatud abielu, on ju, mis on okei, lihtsalt tema puhul, issand jumal, ja ta ütles, ta ei räägi sellepärast, et inimesed vaatavad viltu sellele. Ja mida ma näen on see, et siin tuleb see põlvkonna vahe ühest küljest sisse ja tegelikult jälle
mina olen selline teaduse usku inimene, teadus ei kinnita seda, et noored on järjest rohkem mitte monogaamsetes suhetes. Pigem on see trend vastupidine. Miks see nii on? Siin on jälle erinevaid põhjuseid, tõlgendused. Et me ei ütle, et see on fakt, et me teame, et mingisugune nähtus on olemas, aga see, miks on, seda me juba tõlgendame, eks ju. Et ei ole niimoodi, et noored järjest liberaalsemalt ja järjest avatumalt. Aga see selleks, et ma arvan, et väga suur muutuja on see, kas peres on lapsed või mitte. Sellepärast, et väga, väga keeruline on nagu kuidagi ette ennustada, mis siis saama hakkab, kui keegi tuleb oma näo ja nimega, kes on lapsevanem või on siis partnerid, kes on mõlemad lapsevanemad ja see on, ma ei tea, oletame, et polüamoorne pere. See ei ole tava, see ei ole norm, see viltu vaatamine, vaatamata sellele, et paraku tegelikult mitte-eetilist, mitte monogaamiat peetakse normiks. See, et inimesed ikka petavad ja ikka juhtub, mina ütlen, et ei juhtu, vaid otsustatakse ja tehakse, aga see selleks. Et need on sellised huvitavad vastuolud ühiskonnas ja see, mis on nagu nii-öelda vaikimisi lubatud ja vaikimisi vastu võetud, et kui need teemad tuua avalikkuse ette ja arutada avatult, et seal nagu ei ole seda valmisolekut, et mis me nendest asjadest ikka räägime või. Jah, ma arvan küll, et peamiselt on see hukkamõistu kartus ja see ka, et see on teadmatus, et millega siis pärast seda tegelema hakatakse. Eesti on nii väike ühiskond, ma ei tea, väljaspool Eestit jälle see ruum, ingliskeelne ruum, kust informatsiooni rohkem tuleb, need on palju suuremad ühiskonnad, et sul on võimalik palju suurema tõenäosusega jagada oma kogemusi teiste sarnaste inimestega, ka sealt leida tuge. Et Eestis see nii lihtne ei ole ja eks see teema üldse mitte monogaamsed suhted, ta ei ole kuigi ammu meil siin arutlusel olnud, seda ka, ja mulle endale natukene tundub selline ka nõustajana vahete vahel, et inimeste jaoks oleks see justkui lahendus kõigele. Et suhte avamine või mitte monogaamsed suhted ei ole lahendus sellele alati, et kui ma olen rahulolematu, et äkki siis teeme nii või äkki siis teeme naa, et siin on ka see ohukoht jällegi, et kui mingisugune uus teadmine on, uus kontseptsioon, uus käsitlus, et siis nagu hästi kuidagi võib tulla see hetk, et pea ees hüpatakse sisse sinna, et et see on nüüd lahendus ja see on nüüd miski, mis annab vastuse või kui öeldakse, et inimene ei olegi monogaamne olend, me ei saa üheselt öelda, kas on või et on ja üheselt ei saa öelda, et ei ole, nagu öeldud, inimene on mitmekesine. Nii palju mõtteid tahaks siin aina edasi küsida, aga teate, lõpetame sellega, kui te olete nõus, selline spontaansus, et mis on üks soovitus teil meie kuulajatele, vaatajatele, et mida teha, et hoida häid suhteid? Ja siin ei ole praegu romantilised suhted, võib olla, aga ükskõik mis suhted, et mida teha, et ise panustada oma suhetesse, et hoida neid häid suhteid? Sest see mõjutab ju meid kõiki, igasugused suhted mõjutavad. Mina ei oska vastata. Nii, Marko vastus, ei oska vastata. Ma ei oska vastata, eks sa püüad ju ikkagi, kui sulle inimene meeldib, siis sa püüad talle meele järgi olla. Samas naistele jälle ei meeldi, kui mees püüab neile kogu aeg meele järgi olla. Siis nad hakkavad sulle laia lõuaga haigutama kohe. Otsivad uue. Tõsi, minule ei meeldi, kui nad üritavad kogu aeg, aga nad võiks siis teha seda, kui mina tahan. Ja mis see meele järgi olemine on? Kas see meele järgi olemine on enda allasurumine? Ja enda allasurumine just. Ei. Ma olen võimeline ennast allasuruma selle eesmärgi nimel. Ja. Aga vahel on seda ka vaja. Ja mis see allasurumine jälle on? No, vaadates läbi selle kasumlikkuse luubi jälle, eks ole. Kas on lõbus või on kasulik, eks ole. Kui see on mulle kasulik, siis ma surun ennast alla, ongi kõik. Aga kui kaua sa saad niimoodi elada ennast alla surudes? Aga see on sama asi, mis kompromisside tegemine. Jah, ma arvan küll. Ehk siis, kas teha kompromisse? Jah. Teha kompromisse on inimene meeldib, siis ma teen neid kompromisse, eks ole. See tundub terve suhte osa, ma arvan, kompromisse teha.
tõenäoliselt jah, et noh, kui sa jääd jäigaks, eks ole, tõenäoliselt siis naine ei saa oma seda emotsionaalset palangut sealt nagu, et see, mis tal peas toimub, see möll, eks ole, keeristorm, see ei põrka mitte kuskile kuskilt, eks ole, üheltki tahult tagasi, siis ta läheb järgmise juurde, eks ole. See ma räägin ühe toreda kompromissiloo. Minu abikaasa talle väga meeldis ja meeldib siiani vaadata Marveli filme, DC filme, kangelaste filme. Nüüd, kui niisugused filmid... Näitsid Marko poole praegu niimoodi, Superhero, jah, nagu Ameerika superhero. Ja siis, kui me alles suhet lõime, minu jaoks tundus, mis mõttetu, minu filmid on Buffy filmid, minu filmid on draamad, ma ei vaata niisuguseid filme. Ja siis ühe korra tegin tõesti kompromissi. Ja vaatasime, ma ei mäletagi, see oli mingi Marveli film, kas oli Thor, vahet ei ole. Ja sellest kompromissist on saanud selline asi, et mina olen nüüd see inimene, kes ootab neid superkangelaste filme. Ja see, mida superkangelaste filmid muidugi annavad, see on omaette väga põnev uurimisteema. See on väga selge antikangelane, ühesõnaga antagonist, protagonist, on paha, on hea ja inimesel, ma arvan, väga paljudel inimestel on ka see soov, et pahad saavadki karistada ja head võidavadki lõpuks ja miks mulle meeldib ka laste filme käia vaatamas, see sama tunne. Suurte maailm on nii keeruliseks aetud kohati. Aga me ise mõtleme neid keeruliseks. Ärge mõtelge keeruliseks, mõtelge, mida te tegelikult tahate elust. What women want. Ja. Ma kinkisin sulle selle raamatu, loe see läbi. Marko tuli siia see raamat ei ole lõpuni huvitav, ma hoiatan sind ette. Ära raiska oma aega, kui sul hakkab esimest ma loodan ikkagi, et sa joonisid alla mulle need asjad, mis on huvitavad. Ei, ma jõudnud nii, aga seal on ikkagi toimub mõõtmised. Naiste kehade peal toimetatakse psühholoogid, korraldavad mõõtmisi. Ja tänu mõõtmistulemustele saame me teha statistikat. Lihtsalt kirjutavad muinasjuttu kokku selle. Ei, seal ei olnud hinnanguid, seal oli lihtsalt mõõtmistulemusi. Ja see on väga huvitav osa. Hoiatan ette, see ei ole lõpuni põnev raamat. Ülejäänud on kõik jällegi VITT monoloog, eks ole. Aga just seal alguse pooles on huvitavad katsed, mida psühholoogid on siis nagu ellu viinud. Ja see nagu, kuidas öelda siis, meeste jaoks segane möll, mis naiste sees toimub. Et see on ilmselt mitte kunagi ei lahene maakera ajaloos. On ta ainult samasugune hull olnud ja tõenäoliselt tulevikus ka see ei lahene. Võib-olla, nagu te olete ilmselt kuulnud, eks ole, see paganama Ameerika miljonär tegeleb selle neurolingiga. Võib-olla mingis kauges tulevikus suudame me oma seda emotsionaalset prahti, mis meid kurnab tegelikult igapäevaselt, taltsutada tänu mingisugusele softile, mingile programmi jupile, aga see on kõik ulme ikkagi praegu veel. Kas ma võin siia otsa kohe enda hästi kiire soovituse anda või? Ma lihtsalt Marko jutu peale, et suhelge oma vahel ja suhelge ausalt oma vahel. Kristina? Ei, ma tahtsin sama öelda, ma tahtsin lihtsalt seda öelda, et ära eelda, vaid suhtle. Ma olen nõus, ma ei hakka midagi juurde pakkuma, nii et ma olen kõigega nõus ja aitäh teile, et te tulite. Tõesti, väga põnev, tahaksite edasi arutada teemasid ja Marko, küll ma leian sulle selle viimase torupilli ka, et... Aitäh sulle. Aitäh teile kõikidele. Nägemist, näeme järgmises saates. Tšau! Aitäh, et kuulasid meie saadet ja kui sul on küsimusi selle teema kohta, kui sul on mõtteid, oma kogemusi, mida jagada, siis kirjuta meile lasetiigertuppa@gmail.com.